Sügistalve 3 must-have riietuseset võiksid olla kindlasti üks soe mantel, näiteks Stafford coat on minu selle talve lemmik kapuutsiga. Siis kindlasti võiks olla igalühel olemas üks soe kampsun, sest et me elame Eestis selline hästi pehmest materjalist, sest et igal pool on kogu aeg nii külm. Ja midagi ilusat, midagi glamuurset ilusat võiks ka olla, võib-olla mingi kaelahe näiteks. Praegu on hästi sellised suured külluslikud kaelahted moes. Noote osas annab tugevalt tooni selline natukene tumedam moepool. Et sel hooajal mood flirdib natukene usuteemadega. Heade tavade järgi on need ju mingis mõttes keelatud, aga sel hooajal suhtutakse usuteemadesse hästi vabalt. Kasutatakse usu sümboolikat, mitte siis sügavamõtteliselt, aga mingisuguse sellise nagu tumeda tunde loomiseks siis nii ütelda. Nii et seal kohtabki ristikujundeid, muidugi musta värvi, natukene, ma ei taha ütelda gootilikku stiili, võib-olla natuke rockilikku stiili, et selline väga erinevate valdkondade segu. Minu jaoks huvitab uute trendide kõrval ja selle kõrval, et millised uued lõiked ja värvid igal hooajal moes on, ka see, et kuidas asju kantakse. Ka see kandmisviis muutub igal hooajal, et näiteks aastaid on nii-öelda moes see, kuigi inimesed ei pruugi seda teadlikult jälgida, et alateadlikult näiteks kärivad alati pluuside käised üles. Mingi aeg, aastaid, need samad inimesed kannavad pluusi käised all, korralikult kinni nööbituna. Samamoodi on püksisäärtega, samamoodi on sellega, kas püksid tõmmata üles, vöö kohta, kinnitada vööga või lasta võimalikult tirida jõuga allapoole. Või siis särgikraed, kas neid kantakse üleval või all. Et see on minu arust kohati minu jaoks isegi huvitavam kui see, et mis värv ja mis lõige on moes. Virtuaalshows me näitame riideid absoluutselt igale maitsele. Et show on ise jaotatud 2 osasse. Üks osa on selline vaba aja noortepärasem riietus, kus näeb lahedaid värvikombinatsioone, lahedaid erinevaid kangakombinatsioone, mis on siis selline vaba. Teine osa on pidulik ja samuti klassikaline, ütleme nii, et võib-olla isegi võib öelda tööriietus. Koostab siis ka nagu pidulikust ja tööriietusest. Nii et igas vanuses inimestele on ideid ja erinevateks elujuhtumiteks.